Eelmise aasta üheks kõige suuremaks väljakutseks oli üle 30 video filmimine ning YouTube'i üleslaadimine Camino de Santiago nii Prantsuse kui Portugali teelt. Sellel aastal püüan ennast ületada ning teen kõike seda uuesti. Võtan oma kaamera ning lähen suvel Šotimaa karmilt kaunile maastikule, kus on metsikud mäed, uduloori alla peidetud järved, iidsed sõjateed ja müüdid, kokku 12 päeva ja üle 150 kilomeetri oma telgi, toidu ja 4-5 inimesega, keda ma veel kohanud ei ole. Hispaanias muutus kaamerasse rääkimine ning 3-40 kilomeetrised päevad juba täiesti tavaliseks. 788 kilomeetrit on vist Saint-Pieterbordist siia. Ma ei tea. Mingite paberite järgi on see nüüd tehtud. Et muuta see natukenegi huvitavamaks, seadsin omale erinevaid väljakutseid. Ühel juhul läbisin pea 20 tunniga üle 72 kilomeetri. Enne Portugali ostsin omale 6-kilogrammise sangpommi, et viimased 300 kilomeetrit oleks natukenegi raskemad kui eelmised 800. Mul on vaja kogu aeg midagi, mis mind proovile paneb. Möödusid päevad, nädalad, kuud, aga ma endiselt ei teadnud, mis oleks see järgmine seiklus. Sirvisin erinevaid matkagruppe ja ettevõtteid, seiklus küll Soome, Norra, kuid ei tekkinud seda sisetunnet, mis ütleb, et see on see matk, mida me teeme. Ühel hetkel märkasin Facebookis postitust ning kutset seiklusmatkale Šotimaale. Ma kuidagi teadsin kohe, et see on see õige ning juba 15 minutit hiljem helistasin Martinile ja broneerisin reisi. Mul oli üle poole aasta lõpuks ometi jälle eesmärk, väljakutse, teadmatus. Ma ei tea, millist varustust mul vaja läheb, milline on üldse ilm sellel ajal Šotimaal, mida ma näen, kogen või ettevalmistuses või seal olles õpin, aga ma selgitan selle välja ja ma teen ühe uue videoseeria, mis kirjeldab seda kõike vahetult ja algusest lõpuni. Ma ei tee seda YouTube'i meeldimiste või kanalite tellijate pärast, aga kui sa juba oled siin ja vaatad seda esimest videot, siis ole hea, pane like, subscribe, et YouTube ka teaks seda teistelegi soovitada. Vaatame siis koos, kuhu see järgmine poolaasta meid viib.